On ju vana tuntud tõde, et klassikaks saab selline kirjandus, mis elab igavesti. Olgu ajad ja kombed millised tahes, siis inimese loomus jääb ikka samaks. Mäletan, et keskkoolis tuli end läbi närida nii mõnestki nõudlikust teosest, aga Aleksis Kivi 7 venda oli teistsugune. Seal oli äkki 7 palja ülakehaga poissi, kes jooksid üle metsavälude ja kaljurünkade ja otsisid oma kohta selles ilmaelus. See oli ühele 17-aastasele tüdrukule lihtne ja mõistetav. Selles oli loodus nagu meilgi, metsad, aasad, laudad, saunad ja loomad. Selles on maailm, millega on meil eestlastel lihtne samastuda, rääkimata huumorist ja soomlaslikust sentimentaalsusest, mis läheb siiani hinge. Ja eks ole igas seltskonnas veel tänagi oma Juhani, Toomas, Aapo, Eero, Lauri, Timo ja Simeoni. Vähem tähtis pole ka fakt, et kui ma lõpetasin lavakunstikooli, siis oli meie poiste diplomi lavastuseks just seesama Aleksis Kivi 7 venda. Nii et need vennad elustusid minu jaoks siis uuesti ja elavad minu mälestustes igavesti.